Tere! Minu nimi on Elliot ja ma olen ise hakanud roheaktivist rohekodaniku nime alt ja mina teen 2026. aastal 12 eksperimenti. Iga eksperiment kestab 6 aega ning veebruaris ma tegin sellise eksperimendi, et kas mina suudan elada kui tavaline inimene ilma ühekordsete toodeteta. Ja selles videos ma siis toon kõik erinevad vahetused, mis ma olen teinud välja ja seletan, kuidas mul läks ja mis ma siis sellest kuust arvan. Okei, hakkame pihta. Tere tulemast minu vannituppa. Esimese asjana, mis ma vahetasin välja, oli hambaniit. Ja ma kasutasin lihtsalt sellist 10 sendi eest ostetud kaltsuga tavalist õmblusniiti. Töötab super hästi, saan pärast panna komposti, elu on lill. Hambavahedest rääkides kasutasin sellist teise ringi nööpnõela. Töötas sama hästi kui mitte paremini kui hamburg. Ma ei kasuta vetsupaberit, ma kasutan sellist toredat asja nagu bidee. Ja ma luban, ma pole elu sees ennast nii puhtana tundnud, kui ma tundsin pärast seda, kui ma endale bidee ostsin. Ma kasutan kuivatamiseks seda, mis on, ma arvan, et ta oli mingisugune beebi marli moodi asja, ma tegin ta 4 ja mul on neid veel. Ja kui üks läheb märjaks, siis ma panen ta enda vannitoa ussile kuivama ja võtan teise, siis ma vahetan neid ja vajadusel pesen siis üle päeva neid ja ma olen nii palju raha säästnud sellega, et ma ei ole vetsupaberit kasutanud. Vetsupaberi, ma just näitasin teile, kuidas ma vetsupaberit asendasin kodus, aga minu eksperiment läks kodust väljapoole ja selle eksperimendi raames, vabandust, ma kasutasin sihukest pritspudelit, kandsin kaasas ja siis seda lapikest. Nii, see on nüüd midagi, mida ma sellest kuust kaasa ei võta. Et võib-olla siis, kui ma lähen kuskile matkale, võib-olla, aga nüüd märtsist alates ma ei kanna seda kaasas. Raseerimiseks ma ei kasutanud ühekordset raseerijat, vaid ma kasutasin sellist sõpra. Tema on mul olnud vist isegi rohkem kui 10 aastat ja temal pole mitte ühtegi kriimu. Ta on mind väga hästi teeninud, ta on väga ilus ja ma ei kujuta ette, mitusada eurot ma olen tänu sellele säästnud. Sinna lähevad ainult žiletitärad sisse, mis on ülimalt odavad ja neid saab ka teritada vastu teksariiet või vastu nahatükki, nii et ma soovitan seda soojalt. Kõrvade puhastamiseks ma viskasin vatitikud välja. Tegelikult neid ei tohiks üldse kasutada, aga eks me oleme kõik süüdi selles, et me kasutame. Aga mina kasutasin sellist pisikest kühvlikest. Ta oli vist ainult 60 senti ja see on mul ka olnud mitu aastat ja ta puhastab nii hästi. Mul on kõrvad nii puhtad, ma kuulan väga hästi. Ma soovitan seda tõepoolest. Ja igasugusteks kosmeetilisteks asjadeks ma kasutan mitte vatitupsa, vaid ma õmblesin endale vanast padjapüürist lihtsalt ise sellised koledad, aga tublid, ma ütleks, et vatipadjakesed, aga selle analoogid ja super hästi töötab. Ma ei ole nüüd, kus mu küünehari on, aga küüneharjaga ma pärast pesen nad puhtaks ilusti seebiveega ja saab uuesti kasutada. Ja nuuskamiseks ma kasutan taskurätikut tegelikult juba ammu. See on minult vanaemalt saadud ja on kasutuses, mul on neid päris mitu tükki ja need niimoodi ringlevad mul vaikselt ja see on mu kõige ilusam, et seda ma näitan. Ja välja minnes, eriti just koeraga, ma hakkasin veebruaris kasutama sellist asja nagu vana ajaleht, et kakad korjata ja voltisin nad ilusti kokku ja olid kompaktselt mul kotis ja või taskus. Kordagi mul ei juhtud mingit äpardust, mis on väga hea. Selle harjumuse ma võtan veebruarist kaasa aga ma teen endale selle erandi, et ma võtan ühe oma komposteeritavatest kottidest kaasa, sest et kui tõesti on märg õues, ma arvan, et see ei töötaks või kui on kõht lahti, siis ka, et ma hoiaksin
ühe komposteeritava kaasas aga muidu hakkan peamiselt seda kasutama. Ja kui nüüd peaks minema poodi või kohvikusse, siis kaasa saab võtta kohvi sellega või siis minna salatiletti või Delisse. Nad panevad küll siia sisse, kui sa küsid, et ei pea neid salatikarpe siin laduma. Poekotiks on riidest kott ja ka puuvillakott on olemas. Samuti ma pole üliammu kasutanud märkmepabereid. Ma hekseldan kõik oma vanad paberid ära, millel vähegi üks pool valge on ja ma panen nad sellisesse nagu võlts patakasse ja panen ta magnetiga külmiku külge ja kohvifiltrist ütlesin ma lahti. Ma olen selle üle väga õnnelik, sest et millest ta nüüd tehtud on? Vanast padjapüürist tehtud kohvifilter töötab super hästi, midagi ei lähe läbi ja kui natuke pigistada kaasa aidata, siis see läheb ülikiiresti. Ja kui me hakkame rääkima beebilappidest ja majapidamispaberist, siis mul on selline, et koera beebilapitamise asemel kasutan sellist mustemat, koledamat lappi, see on tselluloosist, see komposteerib ilusti ära, see samuti ja seda ma kasutan siis kõige ilusama ja puhtama jaoks. Ka ühekordsed kummikindad ei ole minu majapidamises ammu enam olnud. Need näevad nüüd ülitavalised välja, aga tegelikult on nad tehtud tavalisest lateksist ja seda ma kasutan mitu korda, kuni ta tõesti enam ei püsi koos. Kuna ma olen loomaomanik, siis minu majas on palju karva, nii et on vaja karvarulli, see ei ole nüüd karvarull, aga ta on täpselt sama asja teeb ja väga hästi teeb isegi paremini. Ja mis puudutab toidukilet, siis seda mul ka enam majapidamises ei ole. Mul on sellised mesilasvahariided. See koosneb ainult siis puuvillasest riidest ja mesilasvahast. Ja ta on siuke väga huvitav materjal. Ta püsib koos, sest et sinu käte soojus, nagu ma ei tea, mis ta selle mesilasvahaga teeb, soojendab üles, et hakkab külge. Ja kui sa sellest lahti lased, siis ta sama ilusti tuleb pärast lahti ka. Ja kuna ta on nüüd enam-vähem täiesti veekindel ja õhukindel, siis teda saab väga hästi mässida igale poole ümber ja neid on suuremaid ja väiksemaid ja nad püsivad väga hästi koos. Nii, ja nüüd kokkuvõtteks ma olen nüüd kõik asjad ära näidanud, mida ma olen kasutanud. Aga mida ma saan öelda lihtsalt selle elamuse kohta, on see, et tegelikult kõiki asju saab teha mitte ühekordseid tooteid kasutades, välja arvatud see, et sa ei saa minna mõnda kohta sööma. Näiteks minu tuli see ette, et ma ei saanud Hesburgerisse näiteks minna, mis tegelikult minu jaoks on päris hea, et ei saa minna. Aga jah, et sellist sööki minna sööma ei saa, sest et kõik asjad on ühekordses pakendis ja mitte midagi teha ei saa. Nende läheb see hügieeninõuete vastu, neil ei ole sealt taldrikuid ja muid asju. Aga üleüldiselt ma ütleksin, et elu oli nagu ilusam. Või selles mõttes, et need mitmekordseid asju tehakse natukene ilusamaid ja sellist ühekordset kohvifiltrit sa ilmselt ei leia ja vati või neid beebilappe niisugusi ka kuskilt ei leia, eks ju. Et tegelikult ma leian, et see on natukene ilusam, pluss tekib selline tunne, et ei ole nii sanitaarne kõik. Ma ütleksin, et nüüd kui ma mõtlen, et ma peaksin hakkama iga kord, kui ma oma köögipindasid, eks ju, kuivatan, et ma viskan selle asja kohe minema, et mul tekib siuke tunne, et nagu kas ma olen nagu nii must või nii siuke vastik, et ma pean nüüd kõik ära puhastama, kõik ära viskama, millega ma midagi puhastasin või midagi tegin. Ja ma tunnen, et kõik, mis ma teen, on nagu rohkem ära mõtestatud, sest ma nagu, mul on see kohvitops, ma pesen ta puhtaks, ta on minu oma, ta on minu ese ja ta on osa minu elust, mitte ei ole nii, et korraks ta on minu elus võib-olla 1 minut ja siis ma viskan ta minema. Et ma leian, et nagu asjadel on rohkem tähendust või kuidagi niimoodi, pluss ma säästsin peaaegu 100 eurot
kõige sellega ma lõin pärast hinnad kokku ja tõepoolest see rahaline vahe oli röögatu. Ma arvasin rohkem, et tuleb suurem jalajälg CO2-s, aga tegelikult kõikide nende salvrätikute, vetsupaberi ja majapidamispaberi arvelt tuli selline suur lahmakas jalajälg just veele, on tegelikult päris nagu pahviks lööv, et puhtalt vetsupaberi pealt oleksin ma kasutanud üle 11 000 liitri, aga ma kasutasin tänu bideele ainult 103 liitrit, midagi. Nagu kui see vahe on tõepoolest üle 10 000 liitri, siis ma ei näe ennast nagu sinna tagasi minemast. Me hakkame tegelikult veepankrotti minema planeedina tänu sellele AI-le ja muidugi teistele asjadele ka. Aga ma peaaegu 100% nendest kogemustest ära elasin ja mida ma kasutusele võtsin, ma leian, et 99%, mul sain 2 asja, mida ma siit kuust kaasa ei võtta ja eks ta ongi kõik, ma leian, et see on siis minu analüüs sellele veebruarikuule ja ma tõesti soojalt soovitan seda sama teha, kas või natukenegi mingisuguse uue normaalsuse endale nagu võtta. Nii et proovige ka, vaadake, mis juhtub, vaadake, mis ei juhtu, mis teile töötab, mis teie jaoks ei tööta. Nii et aitäh!